Vennad, ma just vaatasin siin ühte videot, mis mõjus mulle väga tugevalt. See video puudutas mind nii sügavalt, vennad. Tegelikult on see juba üle kogu Brasiilia levimas ja ma räägin sellest natuke ning peamiselt tahan ma seda võimalust kasutada, et teha mõned mõtisklused, mitte ainult evangeelsetega, kes on minu peamine publik. Ma tean, et mind jälgib palju katoliiklasi ja tänapäeval olen ma märganud, et religioon ei kõlba millekski. Vennad, religioon ei päästa kedagi. Kõige tähtsam on sinu süda Jumala ees. See on sinu usk Jeesusesse kui oma issandasse ja päästjasse. Sest Piibel ütleb, et Jumala ja inimeste vahel ei ole ühtegi vahendajat peale tema enda poja Jeesuse, kes suri meie pattude eest ja tõusis üles, et meid päästa. Ma näitan sulle siin seda videot, aga enne kõike tahan ma kohe selgelt öelda, isegi kui sa ei järgi ühtegi religiooni, isegi kui sa ei käi kirikus, siis see video ei räägi ei evangeelsetest kristlastest ega katoliiklastest. See video siin, vennad, räägib valust ja valu ei ole usuga seotud. Ka kaastunne, mida me selles videos nägime, ei ole usuga seotud. Nii et lihtsalt selleks, et sa mõistaksid, mis toimub, ma loen siit selle artikli ette ja siis me vaatame koos ning ma tahan, et sa jääksid minuga, et kuulata, mida mul on öelda, eks. Artikkel ütleb nii. Härra sai uudise oma lapselapse surmast, kui ta osales missal Assisi püha Franciscuse peakirikus Tubarão linnas Santa Catarinas. Nähtavalt uudisest vapustatud leidis ta lohutust, kui läks altari juurde ja kallistas isa Carlos Enrique. Ma panen siia video. Pöörake väga tähelepanu, kuid proovige vaadata hingega, avage oma süda. Vaatame, mis juhtus. Ma olen. Vennad, ma olin juba öelnud, et video on karm ja ma tean, et selliseks hetkeks ei ole võimalik end ette valmistada, eks, sellise uudise saamiseks. Kui sa ei tea, siis tegelikult selle härra pojapoed võttis endalt elu. Seega, minu kaastunne sellele härrale ja kogu tema perele. Ja vennad, ma arvan, et me võiksime nende eest palvetada. Kujutage ette, kui kogu Brasiilia hüüaks palves Jumala poole, paludes Jumalal selle härra südant lõhutada. See on paljude inimeste valu tänapäeval, eks. Inimesed, kes võtavad endalt elu, ma tahan sellest ka varsti rääkida, sest ma tean, et see tekitab praegu palju kahtlusi, palju küsimusi ja me tõesti vajame sõnumit. Aga igatahes, vennad, ma näen eeskuju, eks? Piiblis mehest, kes kaotas oma poja, see oli Taavet. Taavet, ta nutis väga palju Absalomi pärast, kes oli tema poeg. Aga huvitav on see, et Taavet lõi endale rinnale ja ütles nii. Oh mu poeg, kui vaid mina oleksin sinu asemel surnud. Vennad, ma kujutan ette valu, mida Taavet tundis ja kaotuse valu on kõige hullem asi, eks. Ainult need, kes on leinas, kes mind täna siin kuulavad ja on kaotanud lähedase, teavad, kui valus see on, eks. Aga teate, mida ma märkan? Et selle preestri hoiak siin on täpselt sama, mis Jeesusel oleks iga ühe suhtes, kes praegu kannatab. Sest siin preester ei käskinud sellel mehel alla tulla, ta ei käskinud sellel härral oodata missa lõpuni. Ja sellepärast kogu minu austus sellele preestrile, sest Jeesus teeks täpselt nii, vennad. Jeesus peatus alati, et aidata kedagi, kes kannatas. Mõelge korraks selle evangeeliumides, kui me näeme näiteks pimedat Bartimeost, see mees hakkas Jeesuse poole hüüdma. Taaveti poeg, halasta minu peale. Ja kohe peatus Jeesus. Isegi kui selle pimeda sõbrad käskisid tal vait olla, Jeesus ei teinud seda. Jeesus kuulas teda ja tervendas selle mehe. Ja siis, ühel teisel päeval, kui Jeesus kõndis, inimesed tema ümber sattus ta äkki matustele. See oli Naini linna lesknaine. See naine oli kaotanud oma abikaasa ja nüüd mattis ta oma ainukest poega. Kohe haaras Jeesust kaastunne. Ta äratas Jumala väe ja see poiss äratati ellu otse tema ees. Vennad, Jeesus ei jäta midagi märkamata. Ta vastab abivajajate hüüdele, nende soovile, kes nutavad.
mul tuli siin meelde ka üks näide ühest naisest, keda kõik teavad, eks. See oli Marta. Marta sai auosaliseks, et Jeesus oli tema kodus koos tema õe Maarjaga. Mäletate seda? Ja sel hetkel oli Marta nii elevil, eks. Ta tahtis Jeesusele parimat pakkuda. Ja äkki juhib Jeesus tema tähelepanu ja ütleb: Marta, Marta, sa oled nii mures ja rahutu paljude asjade pärast. Aga sa peaksid olema siin, minu jalge ees, õppides minult, nii nagu su õde Maarja. On huvitav, vennad, et esialgu tundus, nagu Marta ei hooliks eriti Jeesuse kohalolekust, aga siis saabusid raskused. Surm jõudis tema majja tema venna Laatsaruse kaudu. Piibel räägib, et kui Laatsarus jäi haigeks, saatsid tema õed Jeesust kutsuma. Aga teel juhtus veel mõndagi. Jeesus tervendas teisi inimesi. Ja kui Jeesus lõpuks jõudis sinna leinamajja, siis kõik juba nutsid, sest oli möödunud mitu päeva. Ja siis Marta lõpuks tunnistab Jeesuse kohaloleku tähtsust. Ta läheb tema jalge ette ja ütleb: Issand, kui sina oleksid siin olnud, ei oleks mu vend surnud. Ehk siis sel hetkel oli Marta meeleheitel ja ta mõistis lõpuks Jeesuse kohaloleku tähtsust. Ta ütles: Issand, kui sinu kohalolek oleks olnud siin meiega, mitte midagi sellest poleks juhtunud. Vend, kas tead, mis on kõige muljet avaldavam? Jeesus ei näidanud Martale näpuga. Ta oleks võinud talle öelda: näed, sa ei hinnanud mind varem ja nüüd, kui sul on raskusi, tuled minu juurde, eks? Ei, vennad, sugugi mitte. Jeesus ütles talle: Marta, kui sa usud, siis sa näed Jumala au. Ja Jeesus äratas siis tema venna ja Maarja venna ellu. Vennad, me peame ühte asja õppima. Kogudus peab olema rohkem haigla kui kohus. Mis ma täna väga kurvalt märkan, eks, on see, et paljud kogudused tänapäeval elavad selleks, et teistele näpuga näidata. Just kui meil oleks õigus inimesi hukka mõista, nagu oleksime kohtunikud. On selge, vennad, et me võime küll inimeste tegusid hinnata, see on piibellik, aga me ei saa kellegi südant hinnata. Ja teate, vennad, me märkame selles videos ühte asja. See härra jooksis preestri käte vahele, et saada lohutust. Võib-olla mõni ütleb: pastor, aga ta eksis siin. Ta oleks pidanud otsima Jumalat. Sest inimene ei saa tema palvetele vastata. See on tõsi, vennad, aga vahel vajavad inimesed lihtsalt kallistust. Ja teate, mida ma tihti kogudustes märkan? Me tahame asju liiga lihtsalt lahendada. Mõnikord anname lihtsalt ühe lihtsa sõna või salmi, aga vahel inimene tahab lihtsalt kohalolu. Ta tahab tähelepanu. Amen. Mul tuli praegu meelde see halvatu, kes istus templi ukse ees. Mäletate? Ja siis tulid Peetrus ja Johannes ja neil ei olnud raha, et sellele mehele almust anda. Aga nad ütlesid: Jeesuse nimel tõuse ja kõnni. Ja see mees sai sel hetkel täielikult terveks. Aga mis mind kõige rohkem hämmastab, on see, et ta palus almust templi ukse ees. Miks see mees ei läinud linna keskele, kus võib-olla olid pangad, kauplused, ja miks ta siis oli just templi ukse ees? Kindlasti sellepärast, et ta mõtles nii: kui need inimesed räägivad nii palju Jumalast, kui nad räägivad nii palju Jumala armastusest, ma kujutan ette, et armastus on ka nende südames ja kindlasti tahavad nad mind aidata. Vennad, just nii paljud inimesed mõtlevadki, teate, tänu Jumalale selle eest ja nad peaksidki nii mõtlema. Jah, et kirikutes, kus räägitakse armastusest, kus kuulutatakse sellest imelisest Jumalast, nad leiavad sealt lohutust, juhatavat sõna, julgustust, aga vennad, kahjuks paljud inimesed usuvad seda. Lõpuks nad pettuvad, saavad haiget, sest nad ei saa seda armastust. Nii et see on veel üks mõtisklus, mida ma tahtsin sinuga jagada ja ma tahan, et sa nüüd ühele asjale mõtleksid. Kujuta ette, et keegi elab läbi leinaperioodi, ta on seal ärasaatmisel, aga ta kannatab nii palju, nutab nii palju, et ta ei mäleta isegi pastori või preestri sõnu. Aga ta mäletab väga hästi neid inimesi, kes olid tema kõrval, kes kallistasid, kes jäid sinna sellel raskel hetkel tema juurde. Kõik see, vennad, sest kui me kannatame, siis piibel ütleb väga selgelt: nutke koos nendega, kes nutavad. Amen. Ja rõõmustage koos nendega, kes rõõmustavad. See ongi see piibelik põhimõte, mida me peame taas praktiseerima hakkama. Pole mõtet öelda, et käime kirikus, kui me seda tegelikult ei rakenda. Amen. Ja nüüd tahan ma rääkida selle lapselapse surmast. Loomulikult väga lugupidavalt ja nagu ma teile ütlesin, eks. Sellisel hetkel tunneb inimene end sageli väga süüdi või tekib tal palju küsimusi.
alles hiljuti käisin ma abistamas üht naist, kes kaotas oma poja, samamoodi nagu see härra. Ja siis, vennad, hakkasin ma mõtlema mõnedele asjadele, mis minu arvates on väga olulised, et te teaksite. Esimene neist on see, et praegu ei ole kohtumõistmise aeg, vaid halastuse aeg. Pole mõtet teoloogiat tuua, pole mõtet sa jutlustada inimesele, püüdes talle näidata, et see, kes võttis endalt elu, ei läinud taevasse, vaid põrgusse. Vennad, me ei saa kohut mõista ja ma näitan teile miks. Ma ei toeta seda mitte mingil moel. Vennad, kui teil on sellised mõtted, võib-olla on siin keegi, kes mind kuulab ja mõtleb selle peale. Me palvetame varsti ja palume Jumalal see sinu südamest ja mõtetest ära võtta. Amen. Aga mida ma tahan öelda on see, Piibel räägib mehest nimega Joonas ja ta oli issanda prohvet, aga ta eksis teelt. Teate küll, kui kohtame inimesi, kes on usust kõrvale kaldunud. Inimesed, kes enam ei käi õigel teel. Joonas oli selline mees ja siis ta tegi drastilise otsuse. Ta tegi täpselt vastupidi sellele, mida Jumal temalt palus. Jumal käskis tal kuulutada linnas nimega Niineve, aga tema läks vastassuunas, astus laeva, aga siis tuli äkitselt tugev torm ja mehed said teada, et Joonas oli selle tormi põhjustaja. Kõik sellepärast, et Jumal ei tahtnud, et Joonas oleks sõnakuulmatu. Siis viskasid meremehed Joonase merre ja Jumala halastus jõudis temani nii, et väga suur kala neelas ta alla. Kui ta oli seal kala kõhus, veetis ta seal 3 päeva ja 3 ööd. Ja siis, kui ta oli oma elu piiril, viimasel hetkel tegi ta lihtsa palve. Vaata, mida on kirjutatud Joonase raamatus, 2. peatükis, salmis 7. Ta ütles nii. Kui mu elu oli juba kustumas, meenutasin ma issandat ja mu palve jõudis sinu ette, sinu pühasse templisse. Vaadake, kui huvitav, vennad. Isegi oma elu lõpus, selles meeleheite, valu ja kannatuse hetkes meenutas ta issandat. Ja ta ütles, et tema elu oli juba kustumas. Ja siin õpime me midagi. Me ei tohi kedagi hukka mõista, sest viimasel hetkel, viimasel silmapilgul võib inimene Jumalat meenutada. Täpselt nagu temaga juhtus. Ja üks asi, mida me ei tohi unustada, on see, et Jumal on pannud iga inimese, iga olendi südamesse ellujäämisinstinkti. Kõik vennad tahavad tegelikult elada, isegi kui nad kannatavad. Tegelikult tahab inimene lõpetada oma valu, mitte oma elu. Ta tahab lõpetada selle kannatuse, mida ta läbi elab. Ja kui me vaatame Jumala sõna poole, siis me näeme näiteks suuri Jumala mehi, kes samuti tahtsid elust loobuda, kuid Jumal andis neile jõudu, sest nad panid oma lootuse issanda peale. Nad ei teinud seda otsust omal käel. Me näeme Eelia ja Joobi eeskuju. Need olid mehed, kes kogesid palju kannatusi. Nii et, vennad, kes oleme meie, et mõista kohut selle üle, mis juhtub pärast seda elu? Vennad, see on Jumala otsustada. See ei ole aeg, et sina pereliige hakkaksid end süüdistama. Lihtsalt anna oma süda ja elu Jeesus Kristusele ning tunnista, et ainult tema saab sind päästa. Ainult tema saab tuua rahu, rõõmu, mida sa nii väga vajad. Amen. Ja enne kui me selle video lõpetame, tahan ma siin lõpetuseks anda oma nõuande juhtidele. Sulle, kes oled koguduse juht. Sulle, kellel on Jumala kutse, tahan ma öelda midagi, mida olen oma elus palju kogenud. Jumal lõpetab sageli. Ta katkestab sinu ajakava, et aidata kõige enam abivajajaid. Jeesus räägib tähendamissõna heast samaarlasest, mida kõik teavad, eks? Ja ta räägib, eks? Et tee ääres lamas mees ja äkki möödus sealt preester ning siis möödus leviit. Kumbki neist ei peatunud, et seda meest aidata. Miks? Kindlasti sellepärast, et nad olid võib-olla hiljaks jäämas jumalateenistusele, templisse, neil olid oma religioossed kohustused ja nad ei aidanud, sest võib-olla arvasid, et see pole nii tähtis. Olulisem on see, et ma kummardan Jumalat. Ei, vennad, kõige tähtsam on armastada oma ligimest nagu iseennast, see on issanda käsk. Ja loomulikult esikohal on Jumala armastamine, aga ma olen kindel, et Jumal rõõmustab palju rohkem, kui sa peatud, et kedagi aidata, selle asemel, et lihtsalt palvetada või ainult jutlustada. Saate aru, vennad? Me peame tegema mõlemat, teenima Jumalat, aga samuti aitama oma vendi ja õdesid. Nii et siin on sõnum. Ärge mõistke inimesi hukka, vaid hinnake nende tegusid. Amen. Isegi vennad, kuna me räägime siin preestrist, tema käitumisest,
räägime missast, vennad. Taevas ootab meid palju üllatusi, teate miks? Religioon ei päästa kedagi, päästab sinu usk Jeesusesse Kristusesse. See on see, kui sa loobud oma pattudest, kahetsed oma minevikku ja hakkad käima koos Jeesusega, see toob sulle pääste. See on armust, mitte sinu teenete pärast. Sa ei pea oma patte heastama, sa ei pea proovima maksta selle eest, mida Jeesus sinu eest ristil tegi. Sa pead lihtsalt andma oma südame. Ja ma mäletan seda päeva, vennad, ma magasin oma äia majas. Las ma räägin sulle, mis juhtus. Ma magasin seal ja tead, kui sa hakkad kuulma müra, sel juhul oli see televiisori müra, eks. See tuli televiisorist ja see müra hakkas su mõtetesse tungima. Ja nii ma olin nagu poolunes. Ja äkki hakkasin kuulma ülistuslaulu. Ma hakkasin kuulma nii imelist muusikat, eks. Räägiti Jeesusest ja ma hakkasin mõtlema, et vau, kui ilus ülistuslaul see on. Milline õnnistus. Ja ma hakkasin tundma Jumala ligiolu, vennad. See ligiolu täitis mind, tead. Kui ma lõpuks üles ärkasin ja hakkasin televiisorit vaatama, siis ma sain aru, et tegelikult see oli katoliku grupp, mitte evangeelne grupp. Vennad, seal õppisin ma veel ühe õppetunni. Jumala inimesi on ka katoliku kirikus. Jumala inimesi on ka evangeelses kirikus. Miks? Jumal ei piirdu kiriku sildiga. Loomulikult, vennad, tõde on piibel. Ja piiblit tuleb kuulutada. Ja ma soovitan sul minna kohta, kus piiblit tõesti kuulutatakse. Sest piibel peab olema kõrgemal traditsioonist, kõrgemal inimese arvamusest. Aga, vennad, seal ma sain veel kord õppida, et Jumal ei piirdu millegi maisega. Jumal vaatab siia, südamesse ja usku, ainult Jeesusesse. Aamen. Nüüd me hakkame palvetama. Ma ei tea selle härra nime, aga ma tahan, et sa praegu tõstaksid palve tema elu ja tema pere eest. Ma kujutan ette, et see on väga raske ja valus aeg ja pärast videot jaga seda. Pärast seda palvet tean ma, et paljud inimesed vajavad sõna, vajavad kuulda neid mõtteid, mida ma siin videos jagasin. Kas sobib? Palvetame. Issand, minu Jumal ja minu Isa, ma asetan sinu ette, Issand, selle mehe elu, kes praegu läbib väga rasket leina, valu ja kurbuse aega. Oh, Issand, meie ei tea seda valu, mida ta praegu tunneb, aga sina tunned seda, sest sina nutsid Laatsaruse ees. Oh, Jeesus, sina halastasid kõige enam abivajajate peale ja ma palun sind nüüd, Issand, et sa halastaksid, Issand, selle mehe ja tema pere peale, Isa. Milline valu, Issand, sageli tundub see talumatu, aga kui poleks sinu armu, Issand, siis me tõesti ei suudaks seda taluda. Isa, ma tean, et siin on inimesi, kes mind praegu kuulevad, kes mõtlevad samuti oma elu lõpetamisele, kõigele käega löömisele, võta need mõtted ära, Issand. Isa, aita meil ületada kogu valu, kogu kannatuse. Kui paljud inimesed seisavad praegu silmitsi leina, valu, kaotusega, mu Isa, ja nad kannatavad meeletult, ei taha isegi voodist tõusta. Mõnikord tundub, et elu ees seismine on liiga raske, et elul pole enam eesmärki ega mõtet. Issand, aga, et sina ise tooksid sellele inimesele selle uue mõtte. Jumal, nii sellele mehele kui ka kõigile neile, kes kannatavad kaotuse valu. Issand, halasta, oh Jumal, ilmutage tõde, mis on Jeesus Kristuses. Jeesus, tule selle mehe ja selle naise südamesse, et nad võiksid nüüd teha selle otsuse, kahetseda oma patte ja panna oma usu, oma lootuse Issandasse. Jeesus, me usume, et Issand suri ristil meie pattude eest. Issand valas oma verd meie pärast. Issand sai väärinud seda, aga Issand kannatas karistuse, mida meie oleksime väärinud. Kõik armastuse pärast, kõik armu pärast. Ja Jeesus, ma palun nüüd, et sinu veri puhastaks meid, annaks andeks kõik meie patud. Oh mu kallis, kui sa pole kunagi andnud oma elu Jeesus Kristusele, kui sa pole kunagi oma patte kahetsenud ega seda palves öelnud. Ma tahan siin öelda mõned sõnad ja sa võid neid korrata seal, kus sa oled. Ja ma usun, et Jeesus annab sulle andeks, päästab sind ja taastab kogu su elu. Aamen. Korda neid sõnu koos minuga. Issand Jeesus, ma tunnistan, et ma ei suuda üksi käia. Ma tunnistan, et olen patune ja oma valikute tõttu olen teinud kurja sinu silmis. Jeesus, anna mulle andeks kõik mu patud.
ma usun, et sina surid ristil minu pärast. ma usun, et sa valasid oma verd, et andestada minu patud. ja ma usun ka, et 3. päeval tõusid sa üles, et mind päästa. aitäh, Jeesus, sinu andestuse eest. ma võtan selle vastu usu läbi. ma loobun kõigist perekondlikest traditsioonidest. ma loobun kogu oma minevikust, kõigest sellest, mida ma arvasin, et võiks mind päästa. ja ma panen oma usu ainult Issanda peale, sest ainult Issand suri minu eest ja tõusis üles, et mind päästa. ma palun sind, Issand, kirjuta minu nimi eluraamatusse ja anna mulle oma rahu, oma rõõmu ning taasta kogu minu elu. ma palvetan ja tänan sind Jeesuse nimel. Aamen. au Jumalale. o Issand, võta vastu, Isa, see palve, mille su lapsed on teinud. Amen. nüüd ma usun, mu Jumal, et sina oled ustav ja oled kuulnud iga palvet. ma palun sind nüüd, Isa, et see tänane sõnum jõuaks võimalikult paljude inimesteni. et see puudutaks üha rohkemate inimeste elusid ja jõuaks üha rohkemateni. ja et sinu nimi oleks alati kõigi jaoks ülistatud. ma palvetan ja tänan sind Jeesuse nimel. Amen. au olgu Jumalale.